Timedusest kerkivad tundmatu, veidra ja kummalise kummituslikud sõrmed. Need jäsemed ei täida muud eesmärki, kui meelitada meid ähvardavasse kuristikku, mis sunnib meid alistuma lahendamata mõistatuste kummitavatel kajadele. Number 20. Õhupallid meres tekitavad mõistatuse. Nii seisis 1967. aasta ajalehe artikli pealkirjas. See viitas millelegi lapserikule. Õhupallid on alati olnud seotud klounide, lõbustuslaatade ja pidustustega. Aga miks peaks meedia nii väga hoolima sellest, et sünnipäevapeo kaunistus on ookeanis? See on sellepärast, et õhupallide avastamine toimus ohtlikul ajal, mil iga ese võidi ekslikult pidada relvaks. See oli ju külma sõja ajastu. See oli 29. juuni, kui Atlandi ookeani vees märgati midagi huipimas. See oli kast, mitte suurem kui leivakarp. Kui see avastati Florida ranniku lähedal Hallandale'i juures, tekisid kohe pinged. Levisid uudised, et diplomaatilised sidemed Nõukogude Liidu ja Kuuba vahel olid tugevnenud, mis kujutas endast suuremat ohtu Ameerika Ühendriikidele. Nii et kui kast märgati vees üles-alla kõikumas, saadeti Ameerika Ühendriikide rannavalve asja uurima. Nende kahtlused said kohe kinnitust, kui kastid leiti tempel, NSVL-i omand. Adress aga viitas sellele, et ese pärines Kuuba mineraalvarade instituudist. Äärmise ettevaatlikkusega tõsteti kast veest välja ja edasised uurimised jätkusid kontoris. Aeglaselt ja ettevaatlikult avati kast ning selle sees oli midagi tõeliselt mõistatuslikku. Mõistatus, nagu pealkiri oli vihjanud. Kastis lebas 7 kollast õhupalli, iga ühel küljes mustast kummist kork. Kohe märgati, et see on kummaline ja võib-olla pahaendeline, kuid rohkem küsimusi polnud veel tekkinud. Kui võimud kasti lähemalt uurisid, leidsid nad sellelt kaalu näidu. Kogu paki kaal oli 50 kilogrammi ehk umbes 110 naela. Kui see aga ülekaaluti, oli kogu kaal vaid 13,6 kilogrammi ehk 30 naela. Närkimisväärne osa kaalust oli kadunud, kuhu ülejäänu jäi. Varsti selgus, et kast oli veest riivinud kuni 8 nädalat, olles väidetavalt saadetud Leningradist, Venemaalt. Aeg, mil kast oli triivinud, võis lasta õhupallist õhul välja pääseda. Oletus, et õhupallid olid kunagi täidetud, tekitas mõistatuse. Toas, kus kast seisis, olid ohvitserid kogunenud ümber ja kõva häälega öeldi välja hirmutav mõte. Mis siis, kui õhupallid olid täidetud mürgise gaasiga? See oletus polnud muidugi sugugi võimatu. Külma sõja ajastu oli vägivaldne ja iga osapool oleks uurinud kõiki võimalikke hävitusvahendeid. Poleks sugugi üllatav, kui oleks kasutatud biokeemilist sõjapidamist. See õõvastav mõte uuriti põhjalikult läbi, kuid õhupallidelt ei leitud mingeid märke mürkide või toksiinide kohta ning need olid juba mõnda aega õhus hõljunud. Ükski rannikuala ei teatanud õhumürgituse märkidest, kuid sümptomite ilmnemine võis jääda märkamata või neid võidi pidada tavalise külmetuse tunnusteks. Kuna puudus igasugune tõendusmaterjal, mis viitaks kindlale loole, paigutati 7 kollast õhupalli arhiivi, oodates täiendavaid tõendeid, mis võiksid pakkuda mingisugust seletust. Vahepeal, umbes 200 kilomeetri kaugusel maratonis, avastati triivimas teine kast, mis oli esimesele identne. Hirm oli tagasi tulnud. Asja uurimiseks kutsuti kohale teadlased, kes tuvastasid, et esimese kasti õhupalle täitis vaid tavaline õhk, mis süvendas mõistatust veelgi. Hoolimata ulatuslikest uurimistest ja üleskutsetest teabe saamiseks ei ilmnenud kunagi ühtegi seletust, jättes Nõukogude Liidu 7 kollast õhupalli süngeks mõistatuseks. Number 19. Tasede kummaline lugu algab Mindanao saarel, eraldatud South Cotabato provintsis. Aastal 1971 ilmus nimi Tasadai esmakordselt, kuigi nende avastamine oli väidetavalt toimunud mõned aastad varem. Alles sel aastal tõi kohalik jahimees Defal, kes oli South Cotabato metsades jahti pidanud, Manuel Elizaldele kummalisi uudiseid. Elizalde, Panamanti juht, mis oli Filipiinide valitsusasutus, mis tegeles riigi kultuuriliste vähemuste kaitsmisega, jäi Defali toodud teabe peale nõutuks, kuid oli samas huvitatud. Ta rääkis ametnikule, et oli mõned aastad varem jahil olles kohanud salapärast rühma inimesi, kes elasid ürgsel viisil.
Pärast väidetava rühmaga kontakti loomist sai ta Fallist nende ainus side välismaailmaga. Huvi kasvas kiiresti ning Elizalde andis korralduse korraldada kohtumine selle puutumata ühiskonnaga, soovides rohkem teada saada nende päritolu ja kultuuri kohta. Nii tegi Defal just seda ning 7. juunil tutvustati ametnikku ametlikult Tasadaile. Väidetavalt koosnes grupp 27 inimesest, kes kõik kuulusid 6 stabiilse perekonna hulka. Nad elasid Kubastes sügaval Mindanao džunglis elades gorilastena. Nende tehnoloogia oli sarnane kiviaja omale, mis pani Elizalde uskuma, et nad on kiviaja viimased ellu jäänud täiesti modernsusest puutumata. Kõik nende tööriistad olid valmistatud puidust ja kivist. Neil polnud põllumajandust, jahioskusi ega sõjarelvi. Kohtumise järel avaldas Elizalde oma leiud, kirjeldades seda salapärast rühma kui rahumeelsed, kellel puudusid nii sõjapidamisvahendid kui ka sõnad sõja või relvade kohta. Nad ei olnud vaenulikud ja elasid puutumatuna. Sel aastal varjutas Tasadai avastuse käimasolev Vietnami sõda. Vägivallapildid ja pealkirjad, mis viitasid uutele surmajuhtumitele, domineerisid ajalehtedes. Kuid ajakirja National Geographic jaoks oli see avastus nende enda pealkirjades esikohal. 32 leheküljeline kaanelugu ajakirjas National Geographic ja dokumentaalfilm avaldati aasta hiljem. See rääkis Tasadaidest, kohtumisest ja nende primitiivsest kultuurist. Loomulikult, kui see teave avalikkusele teatavaks sai, ei jäetud kiviaja ühiskonda enam oma pead. Väidetavalt sundasid kuulsused nagu Charles Lindbergh ja Gina Lollobrigida metsadesse, lootes heita pilgu sellele mõistatuslikule rühmale. Fotograafid ja ajakirjanikud vallutasid samuti džunglid, tehes reportaaže, pildistades ja häirides keskkonda. Siis saabusid 11 antropoloogi, kellest ükski ei jäänud kauemaks kui 6 nädalaks korraga. Juurdepääsu kontrollis Elizalde, kes soovis leidu kaitsta, kuid samas sellest kasu saada. Siis, sama järsku kui nad olid ilmunud, olid Tasadai kadunud. 1976 aastal kehtestati keeld kõigile külastustele metsaelanike juurde. Selle kehtestas president Marcos. Järgmise 10 aasta jooksul lakkasid kõik uudised Tasadai kohta. Enamik inimesi hakkas unustama neid kummalisi lugusid, mida nad olid kuulnud, ja kiviajastu ühiskonna mõiste kadus vaateväljast. 1986 aastal kukutas rahvavõimurevolutsioon presidendi, võimaldades taas juurdepääsu Tasadai hõimule. Uurimise käigus selgus, et hõim oli kadunud ning selle liikmed elasid kohalike kogukondade seas, mistõttu antropoloogid kuulutasid Tasadai pettuseks. Kuid Ameerika keeleteadlane Lawrence Reed veetis hiljem 10 kuud Tasadaiga, leides, et nad olid tõepoolest isoleeritud, omasid ainulaadseid põllumajandustavasid ja eripärast murret. Ta pakkus välja, et nad olid olnud isoleeritud vähemalt 150 aastat, mitte 1000, ning nende keel oli suguluses manobo keelega. Elizalde, kes oli põgenenud, tuli tagasi ja aitas isegi Tasadail võita kohtuasja professorite vastu, kes nimetasid neid pettuseks, jättes hõimu tõelise loo saladuseks. 18. 2007. aastal domineeris rahvusvahelisi uudiseid teistsugune mõistatus, mille keskmes olid Kanali saared. See oli 23. aprill, kui Ray Boyer, Ühendkuningriigi Kanali saarte piloot, astus Trilanderi pardale. Ta suundas rutiinsele lennule Southamptonist ja oli teel Alderneyle, saare põhjapoolseimasse piirkonda. Kui lend 4 sel pärastlõunal õhku tõusis, tundus kõik korras olevat. Mõni minut hiljem hakkas aga rahutunne kaduma, kui Ray ja 5 tema reisijat märkasid midagi seletamatut. Lennuk oli vaid 30 miili saarest eemal ja 4000 jala kõrgusel, kui nad seda märkasid. Alderneyst vaid 40 miili läänes hõljus kummalise kujuga lendav objekt. See oli pikk, õhuke ja terav, selle erekollane värv eristus selgelt ookeani sinise taustal. See kummaline sõiduk seisis paigal 2000 jala kõrgusel taevas. Alguses arvas Ray, et see on tema lennukile palju lähemal, mitte rohkem kui 10 miili kaugusel. Kui ta aga kindlaks tegi, kui kaugel see tegelikult oli, ilmesid objekti tõelised mõõtmed ja see oli tohutu. Ray ja tema reisijad väitsid, et see oli märgatavalt suurem kui Boeing 737, kinnitades, et see pidi olema miili laiune. Aga see polnud kõik, mida Ray ja tema reisijad nägid. Kui nad kummalisest alusest edasi mööda lendasid, jäi neile silma veel midagi.
Kui nad Aldernile lähenesid, nähti läheduses teist, esimesele identset objekti. Seekord hõljus see Guernsey kohal, kuid jäi nähtavaks vaid 9 minutiks. Ray tundes selle üle, mida ta nägi. Võttis Ray ühendust Jersey lennujaama lennujuhtimiskeskusega. Uskumatul kombel polnud Ray ainus, kes helistas, et teatada 1 või 2 salapärasest lennumasinast. Patrick Patterson, teine piloot, kes lendas vastassuunas, oli näinud sama asja. Piloot tuli Blue Islandsilt ja suundus samal ajal Jerseyle. Kui ta liikus Sarki lähedalt mööda, lendas ta mööda kummanisest objektist, mis hõljus tema vasakul. Ta kirjeldas seda lennumasinat kui õhukest, kollast ja kompaktplaati meenutavat. See oli täpselt samas kohas, kus Ray oli selle hetki varem märganud. Lugu muutus veelgi kummarisemaks, kui inimesed maapinnal hakkasid samast asjast teada andma. Guernsey BBC raadio teatas, et 2 Sarki elanikku olid näinud taevas rippumas 2 uskumatult eredat kollast objekti. Lennujuhtimiskeskus jälgis neid objekte radaril 55 minutit, enne kui need kadusid. Hoolimata uurimistest aasta hiljem, 2008. aasta teaduslik aruanne ei leidnud piirkonnas mingit sõjalist tegevust ega katseid ja nad väitsid, et Kanali saarte lennujuhtimine ei olnud nüüd nendest objektidest teadlik. Asjatundjad ei suutnud objekte tuvastada, pakkudes mõningaid usutavaid seletusi, nagu kõrvalpäikesed või peegeldused. Kuid lõpuks jäid La Manche'i UFO'd seletamatuks. Number 17. Paul Harley oli pereinimene. Tal oli naine, kollast ja lapselapsed. 2014. aastal töötas Paul Harley raudteevõrgus keevitajana, et oma pere eest hoolitseda. Aastatel enne seda oli tollal 53-aastane Paul Harley korduvalt kadunud. Väidetavalt kannatas Paul Harley vaimse tervise probleemide all, mis pani teda ootamatult minema kõndima, kuid ta leiti alati kiiresti üles ning tema pere, kes teda armastas ja hoolitses, pakkus talle tuge. Ühel pühapäeval aga muutus Harley perekonna elu igaveseks. See oli 28. septembril 2014, kui Paul Harley lahkus oma kodust Whiteford Avenue'l Dumbartonis. Seekord oli aga midagi teisiti. Mees otsustas mitte võtta kaasa oma mobiiltelefoni, pangakaarte ega koduvõtmeid, erinevalt varasematest kordadest. Kui Peron mõistis, et ta ei tule tagasi, andsid nad Paul Harley kadumisest teada politseile. Urimisi viidi läbi, kuid kadunud mees oli ka täiskasvanu, kes lahkus omal soovil. Nad ei saanud eriti midagi teha, et leida kedagi, kes lihtsalt ei tahtnud, et teda leitaks. Ludes Paul Harley leidmisele hakkas kuude möödudes hääbuma. Sellest hoolimata olid nad meeleheitel, et välja selgitada, mis oli juhtunud. Uskudes, et nende isa ei jätaks neid kunagi maha, tegid lapsed kõik endast oleneva, et saladus lahendada. Vastuste otsingul kasutasid nad eradetektiive, avalikke pöördumisi ja isegi selgeltnägijaid. Pere ei uskunud selgeltnägijatesse, kuid nad olid kindlalt otsustanud kasutada kõiki võimalikke vahendeid, mis neil olemas olid. Mõned neist selgeltnägijatest väitsid, et ta on, tsiteerin, läinud, teised aga arvasid, et ta on vees. Keegi ei suutnud kindlaks teha, kus ta oli või milline oli tema saatus. Otsinguid nimetasid tema lapsed õudusunenäoks, sest nad olid murtud südamega, kuna uusi vihjeid ei tulnud. Kudest said aasta ja peagi kadus ka viimane lootusekiir. Paul Harley oli kadunud ja ta ei tahtnud, et teda leitaks. Aastad venisid edasi ilma uue teabeta, ilma ühegi märgita ja ilma laibata. Siis juhtus midagi kummalist. 2021. aastal hakkas levima üks foto, mis pärines Glasgow'st. Pildil oli mees, kes kandis sooja riideid ja istus lumes. Lumehelbed langesid tema ümber. Ja kuigi nad ei näinud tema nägu, tärkas Pauli perekonnas taas lootus. Glasgow heategevusorganisatsioon pakkus varjupaika Kodutule mehele 2018. aastal, kelle foto levis ja keda peeti Paul Harley'ks, kes oli kadunud alates 2014. aastast. Tema perekond sõitis Glasgow'sse, kuid sai teada, et foto oli vana. Vaatamata võimalikele teadetele, et teda oli nähtud, väitis kampaania korraldaja, et fotol olev mees ei soovinud, et teda leitaks, kuid ei saanud kinnitada, kas see oli Paul. Paul keeldus mõned päevad enne planeeritud kolimist, muutes tema kadumise veelgi mõistatuslikumaks. Number 16. 2019. aastal domineerisid uudiste pealkirju kasvava kriisi areng ja pandeemia algus. Nehiko jaoks oli aga nende kogetud hirm hoopis teistsugune. Midagi tõeliselt kurjakuulutavat oli tänavatele ilmunud, varitsedes varjudes ja hirmutades kodanikke. Chiapashi valla Koheda elanikud jäid unetuks, piiludes akendest välja ja värisedes iga heli peale.
Linneelanikud kartsid pärast pimedat liiga palju majast välja minna. Nad uskusid, et keegi või miski hiilib varjudes, oodates võimalust rünnata. Mis tegi selle sanapärase olukorra veelgi hirmutavamaks, oli see, et jälitajad peeti ebainimlikuks, üleloomuliku päritoluga olendiks. Sõltumatud teated hakkasid politseijaoskonda üle ujutama ning ametnikud olid sunnitud avalikke hoiatusi välja andma, mis vallandas elanike seas paanika. Olendi kirjeldustes väideti, et ta oli 6,5 jalga pikk, eritas ebameeldivat lõhna, oli kuulide suhtes immuunne ja suutis hüpata 9 jalga õhku. Tieted kirjeldasid libahundi Cojedas. Öösiti kuulsid elanikud tema ulgumist ja mõned olid temaga isegi silmitsi seisnud, jäädes hirmust täiesti kahvatuks. Elanikud olid märganud tumedad olendid kõndimas katustel ja naabermajade peal. Nad jälgisid hirmunult oma akendest, osaliselt varjatuna ja lootes, et koletis neid ei märka. Olendi füüsilised tõendid hakkasid samuti ilmnema. Need võtsid piklike käpajälgede ja seletamatute kriimustuste kuju, mis olid sügavalt kõvasse pinnasesse kraabitud. Usk, et libahund tänavatel ringi liigub, oli nii tõeline, et ööpimeduses kostsid tulirelvade paugud. Mõned vaprad elanikud võitlesid olendi vastu, kuid külvasid samal ajal kogukonnas veelgi rohkem paanikat. Kohaliku kiriku pastor juhendas inimesi isegi panema küünlaid oma kodude ette, uskudes, et see toob neile rahu ja peletab selle salapärase olendi eemale. Politsei uuris kogunevaid libahundi teateid Cojeda Aguaje piirkonnas, leides inimese omadest suuremaid jälgi, mille vahed olid 10 jalga ja mille tekitajad polnud näha. Oltu tajudes alustas politsei aktiivset uurimist. 2020. aasta aprillis reageerisid 3 politseinikku Barrio Nuevo piirkonnas ulgumisele ja libahundi nägemistele. Nad nägid olendit, kes hüppas üle 2 meetri kõrguse aia ja kõndis katustel, kinnitades sellega elanike teateid. Kui Cojeda libahundi salvestiste ja piltide puudumine tekitas siiski skepsist. Ilma füüsilise tõendita, näiteks fotota, jäi libahuntide olemasolu saladuseks. Kohalikud seletused ilmusid peagi, ulatudes jaaguaridest ja otselottidest kuni nahkhiirte ja öökullideni, kusjuures mõned arvasid, et pealtnägijad ajasid pimeduses asja lihtsalt segi. Chiapasse libahunt oli määratud jääma püsivaks mõistatuseks. Kas see oli kollektiivne hüsteeria, kohalik loom või midagi veelgi kurjakuulutavamat, folkloori ja hirmu olend? 15. Mis tegelikult kukkus alla Virginias, Brasiilias? See on küsimus, millest sai aastal 1996 Virginia juhtumi ajal kogu linna kõneaine, Brasiilia enda Roswell, mis jättis kogukonna murelikuks ja vastuseid otsima, mida nad kunagi ei leidnud. Minas Gerais, Kagu-Brasiilias, oli koduks 100 000 elanikule ja märkimisväärne osa neist hakkas esitama kummalisi väiteid, mis viis ulatusliku meediakajastuse ja põhjaliku uurimiseni. Kõik algas 13. jaanuaril 1996, kui Carlos de Sousa suundus São Paulost Minas Geraisesse. Ta kavatses sõpradega kokku saada ja veeta nendega päeva. Neil oli plaanid minna lennukitega lendama, kuid teekonna jooksul sai Carlos tunnistajaks seletamatule sündmusele. Ta märkas kummalist sigarikujulist objekti, mis liikus otse tema poole. Ta ei suutnud aru saada, mis see oli, kuid selle tagaosa oli saanud tõsiselt kahjustada. Tema arvates nägi see välja, nagu oleks selle pihta tulistatud. Ese oli 300 meetrit maapinnast kõrgemal ja kaotas kiiresti kõrgust. Vahetult enne maanteeni jõudmist vaatas Carlos, kuidas see tegi järsu täispöörde, lendas vastassuunas, liugles hetkeks ja kukkus siis otse maapinnale. Carlos tõmbas auto tee äärde ja suundus kohta, kus ta nägi ufod alla kukkumas. Ta avastas, et see oli hädamaandunud ühe valge maja lähedal. See lekkis mingit kemikaali, mis kõrvetas 40 meetrit muru. Ese, mida ta oli näinud, oli umbes koolibussi suurune ja nüüd olid selle ümber laiali praht, kui see lebas maasse kinni jäänuna. Carlos tundis ammoniaagi lõhna ja leidis kummalise isetaastuva fooliumilaadse prahi. Sõjavägi saabus ja käskis tal lahkuda. Nädal hiljem nägid õpilased võimla lähedal olendit, kuid sõjavägi piiras ala kiiresti sisse. Sama pärastlõuna väitis 3 naise grupp, et nad nägid maavälist päritolu 2-jalgset olendit. See kõõrutas väikesel mahajäetud maatükil linnas. See oli umbes 1,5 meetrit pikk ja tal oli suur pea. Nad väitsid, et see oli kõhn pruuni ja öölise nahaga. Päev lõppes mitmes seretamatu maavälise olendi vaatluse ja vähemalt 1 UFO teatega.
see kummaline ja häiriv katsumus jääb seletamatuks ning jätkab kuulajate ärevusse ajamist. Number 9. Suehiko Kiyuchi elas huvitavat elu. Ta oli kirjanik ja komedijahtija, kes avastas oma elu jooksul 4 komeeti. Üks neist komeetidest nimetati isegi tema järgi. Nende taevakehade leidmine ei ole lihtne, sest nad kiirgavad vähem valgust kui tähed. Kiyuchi peeti seetõttu suurepäraseks kosmiliste lumepallide jahimeheks. Aga oli midagi veelgi tähelepanuväärsemat, mis tõi sellele inimesele kurikuulsuse. Mõistatus, mis on nii veider, et teadlased on tema loo üle siiani hämmingus. Tema lugu algas 1977 aastal, kui ta oli 22-aastane ja töötas Jaapani õhu enesekaitsejõududes. Lennudispetšerina vastutas ta lennundusoperatsioonide kontrolli eest, täpsemalt omitamas Ibaraki prefektuuris asuva Hyakuryu õhuväebaasi jaoks. Ühel õhtul tööl olles tabas Gucci't tugev valu, mis kiirgas tema kõhust. Tema töökaaslased reageerisid kiiresti ja ta viidi kiiresti haiglasse. Haiglas diagnoositi Gucci'l 12 sõrmiksoole ummistus. See seisund võib lõppeda surmaga ja noormees ei suutnud seda vältida. Pärast mitu minutit elustamiskatseid kuulutati ta surnuks ja oligi kõik. Arstid võtsid oma kitlid seljast ja hakati keha jaoks ettevalmistusi tegema. 30 minutit hiljem olid haiglatöötajad juba tagasi oma tavapäraste tegevuste juures. Siis juhtus midagi tõeliselt seletamatut. Gucci ärkas ellu. Ta ärkas ellu, justkui oleks olnud sügavas unes, kuid tegelikult ei olnud see nii. Tema surma juures viibis mitu arsti ning nende katsed teda elustada olid asjatud. Kuigi paljud ootaksid, et Gucci, olles nii kaua eemal olnud, tal võiks olla mingil määral ajukahjustusi või muid terviseprobleeme, oli ta täiesti korras, välja arvatud see, et tal oli üsna veider kogemus oma peaaegu igavese puhkuse ajal. Kui ta saabus pilkasesse pimedusse, märkas Gucci kauguses valgust. See valgus osutus tunneliks, mille poole Gucci tundis end seletamatult tõmbuvat. Sisenedes viidi ta uude paika, mis oli täis lilli ja lopsakat õitsvat rohumaad. Kõige uskumatum oli see, et Gucci väitis, et ta tundis oma keha täielikult. Ta kõndis paljajalu ja tundis oma jalgade all mulda ja rohtu. Varsti avastas Gucci jõe, milles õõtsus paat. Ta roonis paati ja kasutas käsi aerutamiseks. See oli pingutav tegevus, mis jättis ta teisele kaldale jõudes väsinuks. Kui ta kaldale jõudis, sai Gucci aru, et ta ei ole üksi. Juba lähenesid talle 5 võõrast, kellest üks küsis, miks ta seal on. Mees oli liiga jahmunud, et rääkida, ega teadnud isegi vastust. Grupi naine juhatas ta mäe juurde ja just seal sai ta teada, kes need võõrad olid. Need olid tema surnud nõbu ja vanavanemad. Pärast seda ilmutust kohtas Gucci mäel nägu, mis ütles talle midagi, mida ta ei suutnud meenutada. Hetked hiljem leidis Gucci end haiglas ärkamas. Ta väitis, et tundis, kuidas tema hingamine ja südamelöögid olid lakanud, kuid ta polnud veel oma füüsilisse kehasse tagasi jõudnud. Tema perekond, kes teda pisaratega palgeil ümbritses, ei kuulnud ühtegi sõna, mida ta ütles. Gucci järgnes isegi oma emale toast välja ja kuulis pealt, kuidas ema rääkis tema õdedega, teatades neile tema surmast. Kui Gucci taas ellu ärkas ja perekond jäi jahmunult vaatama, suutis ta meenutada vestlust, mida ta oli kuulnud oma ema pidamas 2 õega. Kõik jäid selle avalduse peale sõnatuks. Pärast seda hakkas Gucci meenutama ka teisi sündmusi, mida ta oli kogenud. Ühe kogemuse ajal oli ta rännanud 1000 aastate taha suure veeuputuse aega. Ta avastas, et vesi tuli komeedilt, mis oli maale liiga lähedale lennanud. Gravitatsioonijõud oli tõmmanud komeedilt jääd maa atmosfääri, põhjustades tohutu paduvihma, mis tõstis merepinna hetkega 2000 meetri võrra. Väidetavalt koges Gucci universumi loomist. Ta väitis, et oli ajas tagasi läinud päris algusesse. See kogemus sundis teda ümber hindama oma usku suurde pauku ning viitas hoopis suurema universaalse mõistuse olemasolule, kus universum on üks suur teadvus. Noormees suutis ennustada ka mõningaid tulevikusündmusi, väites, et 80-ndatel avastab inimkond tõendeid iidse maailma kõrgelt arenenud tsivilisatsiooni kohta ja aastatel 2024 kuni 2027 leitakse Lõuna-Ameerikas hiiglaslikud luustikud. Kõik need sündmused toimusid 30 kuni 40 minuti jooksul, jättes Gucci ja kogu maailma paljudele küsimustele vastuseta. Arstid ja teadlased olid tema elluärkamise ja kummaliste lugude üle, millega ta tagasi tuli, hämmingus. Number 13. Imede kuulujutud panevad sageli paljusid kahtlema, kas tegemist on tõesti püha sündmusega, pettusega või massilise hüsteeria ilminguga.
Kui jutt käib Jumala ema Maarja nägemustest ja tema väidetavast jumalikust sõnumist, mis aeg-ajalt uudistesse jõuavad, ei saa me jätta mõtlemata sama asja üle. Nii oli ka ühes teises imepärases juhtumis, mis sai alguse 12. jaanuaril 1973. Õde Agnes Katsuko Sasagawa, kurt jaapanmannas nunn, oli esimene, kes koges seletamatuid ja kummalisi nägemusi. Sel päeval nägi ta tabernaclist lähtuvat eredat valguskiirt. See on kaunistatud lukustatud kast, mis sümboliseerib Jumala kohalolu inimeste seas. See oli müstiline ja vapustas õde Agnesit kindlasti. Lõpuks see mõte hajus tema meelest, kuid 2 päeva hiljem ilmus salapärane valgus uuesti, tähistades terve rea kummaliste nähtuste algust, mida ta hiljem koges. 28. juunil tabas nunna ootamatu oletatava stigmate teke, haavad, mis ilmuvad juhuslikult inimese nahale sageli vastavuses ristilöömisega. Haav ilmus tema vasakule käele ja võttis risti kuju. Õde Agnesi käsi jäi punaseks värvunud ja valust pulseerivaks. Pärast selle tunnistamist hakkas lähedal asuv puidust Maarja kuju helendama. Päevad möödusid ilma ühegi vahejuhtumita kuni juuli alguseni, mil olend lõpuks otsustas teda sõnadega kõnetada. Kabelis palvetades sai õnnistatud neitsi Maarja kujust, mis oli nikerdatud ühest katsuja puust võetud puublokist, sõnumikandja. Sellest kostis hääl, mida õde Agnes suutis inekombel kuulda. Hääl väitis, et tema kurtus paraneb peagi. Talle anti ka juhised palvetada inimeste pattude heastamiseks ning anda oma ülemusele aru kõigest, mida ta oli näinud. Samal päeval märkasid ka teised kirikuõed, et kuju käest tilkus punast vedelikku. 4 korral kordus see voolamine, tekitades kirikus nii hirmu kui ka uudishimulaine. Väidetavalt jäi haav, mis kuju kätte tekkis, sinna kuudeks, enne kui see 29. septembril müstiliselt kadus. Õed märkasid siis, et neitsi Maarja kaelale ja laubale oli hakanud tekkima higi. Mõni päev hiljem sai õde Agnes teise sõnumi. Seekord selgitas hääl, et issandas kasvav viha viitab sellele, et kogu inimkonnale on tulemas suur karistus. Jälle kästi nunnal rääkida oma ülemusele sellest, mida talle oli öeldud. 13. oktoobril sai õtte Agnes ilmumiselt, mida hakati kutsuma Akita jumalaemaks, oma 3. ja viimase sõnumi. Hääl alustas sellega, et sõnum edastatakse tema ülemusele. Väidetavalt selgitas ta, et inimesed ei kahetse ega paranda end ja selle eest karistab isa inimkonda rängalt. Nan väitis, et hääl ütles talle, et teemon kogub palju hingi ja pattude kasvu eest ei anta andeks. Need sõnad tekitasid hirmu nii teiste õdede kui ka nende ülemuse seas. See oli ähvardav ja veelgi õõvastavamaks tegi selle väidetav elutähtis vedelik, mis voolas 6 aasta jooksul kuju silmadest, enne kui see järsult peatus. Selle sündmuse uurimiseks algatati juurdlus ning Jaapani katoliku kirik tunnistas selle ehtsaks. Nad uskusid, et tegemist on püha sündmusega, kuid teadlaskond ei suutnud seda mõista. Mis tegelikult siin toimus? Kas see kõik oli pettus, nagu paljud neist on osutunud, või oli siin mängus midagi kurjemat ja ähvardavamat? Number 12. Kummalised ja salapärased sündmused ei piirdu ainult kirikute, taeva või naabruskondade varjudega. Need hirmutavad juhtumid võivad aset leida kõikjal ning igaüks võib olla nende tunnistajaks. Kõige ootamatum koht seletamatu juhtumi toimumiseks oleks aga kosmosekeskus. Ka see, et selle tunnistajaks oli keskuse enda töötaja, tundus äärmiselt ebatõenäoline. Ometi juhtus just nii 1986. aastal. See oli tuuline öö Houstonis, Texases ja pimedus laskus NASA Johnsoni kosmosekeskuse kohale. Õhtud lõpetas NASA arhiivitöötaja Frank Shaw, kes oli just oma vahetuse lõpetanud ja suundus parklas oma auto poole. Kontoris oli olnud üsna sündmustevaene päev. Kuid Shaw jaoks oli tema päev kohe palju huvitavamaks muutumas, kuid mitte sellisel viisil, nagu ta oleks oodanud, sest kui ta oma sõidukile lähenes, peatus arhiivitöötaja, nähes silmanurgast midagi liikumas. Ta tõstis pea ülespoole, suunates pilgu Johnsoni kosmosekeskuse hiiglasliku hoone tippu. Ta vaatas kissis silmadega midagi, mis ajas külmavärinad üle selja ja soovis, et oleks kiiremini autosse roninud. Kõige tipus oli vaatepilt, mis tekitas ainult hirmu.
See oli seninägematu olend, suur ja öömost. Sellel oli tohutud nahkhiired ivar, mis meenutasid gargoyli. Paigale tardunud paanikast suutis Shu ainult seda jõllitada. See oli justkui kõik õudusunenäod oleksid tema silme ees ellu ärganud ja nendega kaasnev hirm voolas temast läbi. Olend näis Shaw'd märkavat ja selle läbitungiv pilk kohtus tema omaga. Arhivaar väitis hiljem, et talle tundus, nagu naudiks gargoyl paanikat, mille ta oli põhjustanud. See olend sirutas siis oma tiivad laiali ja lasi kuuldavale praksuvat heli, kui ta ühe lendas. Möödus veel mitu minutit, enne kui mees suutis end piisavalt rahustada, et liikuda. Ta roonis värisedes oma autosse ja alustas teekonda koju. Kodus ootas perekond tema saabumist. Ta oli tavapärasest hiljem, mis tekitas neis muret. Kui Shaw oli koju jõudnud, said nad kohe aru, et midagi on valesti. Shaw oli näost kahvatu ja hingeldas ning peagi hakkas ta jutustama kõige pöörasemat lugu, mida nad kunagi kuulnud olid. Muidugi pere ei uskunud teda ja arvas, et ta pidi nähtu valesti tõlgendama. Koos otsustasid nad, et ta ei tohiks sellest juhtumist kellelegi rääkida ja Shaw pidas oma sõna, püüdes seda ööd oma mälust kustutada. Kuid teda vaevas mõte sellest koletuslikust olendist, nii et ta usaldas oma sõbrale, kes oli ühtlasi tema juhendaja. Oodates, et ta kohe vallandatakse, üllatas Shot hoopis juhendaja vastus meeldivalt. Juhendaja ütles talle, et ta ei olnud esimene, kes seda garguulit nägi. Väidetavalt oli juba avatud toimik pärast varasemat garguuli nägemist ja 2 valvuri seletamatuid surmasid kosmosekeskuses. Shaw tundis kergendust, kuid asjaolu, et ta polnud hull ega kujutanud seda olendit ette, tekitas hulga uusi küsimusi ja suuremaid riske. Mida nägid tema ja teised tunnistajad Houstonis? 11. 2011. aasta 11. märtsil said Jaapani süviku elanikud karmi äratuse osaliseks. Maavärin, mille tugevus oli hirmuäratav 9,1 magnituudi. Tabas Honshu kirderanniku lähistel. Põhjustades tohutud tsunami, mis jõudis rannikule vaid 30 minutiga. Paisates ümber rannakaitsemüürid ja rivist välja lülitades 3 tuumareaktorit järgnenud päevadel. Seda hakati kutsuma 2011. aasta Tohoku maavärina ja tsunami sündmuseks. See oli katastroof, mis lammutas maju, hävitas maad, katkestas elektrivarustuse ja nõudis tuhandeid ja tuhandeid inimelusid. Registreeriti 15 899 hukkunut, 6 inimest jäi kaduluks ja üle 6000 sai vigastada. 123 000 maja varises kokku ja veel 1 miljon said kahjustada. Tsunami, mis oli 12 jalga kõrge ja liikus 500 miili tunnikiirusega, põhjustas suurema osa kahjust. Need, kelle elu see õudne sündmus säästis, jäid ilma kodu ja toiduta ning nende mällu jäi igaveseks hirmuäratav pilt. Lisaks nendele intensiivsetele ja traumeerivatele mälestustele, statistikale ja kahjustustele on selles loos ka seletamatu mõistatus. See oli müsteerium väidetavate kummituste nägemiste ja seletamatute kohtumiste laine kohta, mis algas pärast tsunami hävitustööd. Just siis, kui elu rannikul hakkas taas normaliseeruma, hakati nägema kummalisi asju. Taksojuhid kõige rohkem kannatada saanud piirkondades, nagu Sendai või Ichinomaki, rääkisid mõningatest häirivatest lugudest. Mitu juhti väitsid, et nad võtsid peale reisijaid, kes kadusid salapäraselt sõiduajal enne sihtkohta jõudmist. Sageli olid reisijad andnud aadresse, mida enam ei eksisteerinud, piirkondades, mille tsunami oli hävitanud. Pärast tsunamit teatasid taksojuhid kõhedalt külmadest tagumistest istmetest ja segadust tekitavatest vestlustest nende kummituslike reisijatega, viies sageli sõidu lõpuni isegi siis, kui reisijad olid kadunud. Teised elanikud nägid tsunamist läbimärgi inimfiguure, seletamatult liikuvaid esemeid ja veidrad käituvaid elektroonikaseadmeid. Vaatamata skeptikute väidetele, et tegemist on PTSD-ga, jäid elanikud oma lugude juurde, jättes maha kaasahaarava ja hirmutava mõistatuse. Number 10. Grifoon on müütiline olend, kellel legendide kohaselt on lüvikeha, tagajalad ja saba ning kotka pea, tiivad ja esiküünised. Kuna see kujutis ühendab endas nii loomade kuninga kui ka lindude kuninga, kasutatakse grifooni sageli julguse, jõu ja jumaniku kaitse sümbolina teatud kontekstides. Arvatakse, et see müüt sai alguse siiditeel, kui iidsed rändurid sattusid protoceratopsi dinosauruse kivistunud jäänustele ja uskusid ekslikult, et see olend koosnes eelmainitud kehaosadest. Kuigi enamik meist on kindlad, et grifoon on vaid müüt, ei ole Inglismaal Lääne-Londoni Brentfordi elanikud selles nii veendunud.
Väidetavalt on seda olendit seal mitu korda nähtud ja sellest ajast peale on see jätnud piirkonnale oma jälje. Hea näide sellest on Griffooni õlletehas, mis asub Chiswicki lähedal, samuti Brentfordi jalgpalliklubi, kes peab oma kodumänge Griffooni pargis. Lisaks sisaldab Brentfordi ja Chiswicki piirkondade vapp 2 Griffooni, kes hoiavad kilpi enda vahel. Kõik need viited pärinevad loost 17. sajandi keskpaigast, kui võimul oli kuningas Karl II. Räägitakse, et tal oli suhe naisega nimega Nell Gwyn ja ta otsustas talle kinkida erilise kingituse, milleks oli Griffoon. Ta hoidis seda olendit oma majas The Butsis, mis on nüüd tuntud kui Brent Road ja seal juhtus kahetsusväärne õnnetus. Ühel päeval sattus Griffoon kuidagi Brenti jõkke ja see kandus edasi Thamesi jõkke. Millie Heidelnell arvas, et olend oli uppunud, kuid teadmata talle oli see jõudnud Brentford Iadi, kus tal õnnestus kaldale pääseda. See jätkas selles piirkonnas elamist ja leidis peagi endale kaaslase. Jutu teine osa räägib, et aastaid hiljem tõi Joseph Banks piirkonda teise Griffini pärast seda, kui ta oli koos kapten James Cookiga külastanud eksootilist saart. Tema Griffinil õnnestus siis põgeneda ja see leidis Nelli Griffini. Paaril sündis mitu järglast, enne kui nad seletamatult kadusid ja inimesed väitsid, et nägid neid orendeid aeg-ajalt. Mees nimega Kevin Chippendale teatas 1984 aastal, et ta oli kõndinud mööda Braemari teed, kui märkas kummalist olendit taevas, Green Dragoni korterelamu katuse kohal. Ta väitis, et sellel oli koerakoon, 4 jalga ja tiivapaar, mis aitas tal vaevata taevas liuelda. Ta nägi sama olendit uuesti järgmisel aastal ja alles siis sai aru, et see nägi väga sarnane välja Griffin pubisildil oleva Griffooniga. Sel korral nägid olendit ka mitmed teised inimesed ja nad olid hämmingus. Varsti hakkasid piirkonna elanikud teatama sarnastest vaatlustest, kuigi enamik inimesi usub, et need olid kas pettused või vastutas meedia selle algse eksliku vaatluse sensatsiooniliseks muutmise eest. Mis iganes see ka poleks, paljud Brentfordi elanikud on endiselt veendunud, et Griffoon on tõesti olemas ja kõik need vaatlused olid ehtsad. 9. 1999 aastal professor Aleksandr Tšuvarov Baškiri riiklikust ülikoolist Venemaa tegi märkimisväärse avastuse, kui ta koos mõne sõbraga uuris Tšanderi küla Lõuna-Uraalides. Tšuvarov oli lugenud ajaloolisi teateid, mis väitsid, et selles piirkonnas olid kunagi olnud suured kiviplaadid ning grupp asus selle kohta tõendeid otsima. Nad otsisid lõpuks ühe piirkonna maja veranda alt ja tegid märkimisväärse avastuse pärast seda, kui neile öeldi, et sellist kivi oli kunagi ammu kasutatud veranda vundamendina. Talle oli öeldud, et plaadil on kummalised arusaamatud graveeringud ja see äratas kohe tema huvi. Kui kivi leidis, pani ta sellele nimeks Taška oma lapselapse järgi, kuid seda tuntakse ka Uurali kaardikivina või loojakivina. Pärast plaadi väljakaevamist uuriti seda lähemalt ning kinnitati, et sellel olid tõepoolest kirjad ja graveeringud. Arvatakse, et see on umbes 120 miljonit aastat vana ning teadlased üritavad endiselt välja selgitada, kes selle lõi. Kivi on umbes 1,5 meetrit kõrge ja kaalub umbes tonni. On kindlaks tehtud, et sellel olevad graveeringud kujutavad Uurali mäestiku piirkonna kaarti, mis on iseenesest tähelepanuväärne, kuid teadlased on hämmastanud selle joonistamise täpsusest. See kujutab piirkonna kanalite võrku, niisutussüsteemide radu ja mis kõige tähelepanuväärsem, 2 inimtekkelist tammi, mis arvatakse tol ajal olemas olnud. Need tammid olid nii suured, et teadlastel on raske mõista, kuidas see iidne tsivilisatsioon suutis neid ehitada primitiivsete tööriistade ja tehnikatega. See viitab sellele, et kiviloojatel oli mingisugused arenenumad teadmised ja seetõttu on pakutud palju teooriaid selle kohta, kes kaardi joonistasid ja kuidas nad seda suutsid teha. Edasine analüüs on näidanud, et kivi koosneb 3 erinevast kihist. Üks on portselanist, teine diopsiidklaasist ja 3 dolomiidist. Tuleb märkida, et neid 3 materjali ei leidu looduses kunagi koos sulatatud kujul, mis lisab juba niigi seletamatule leiule veelgi rohkem müstikat. Portselaanikis asub kõnealune kaart, aga mis on ajaloolased segadusse ajanud, on see, et selle portselani valmistamiseks oleks olnud vaja äärmiselt kõrgeid temperatuure ja see oleks tol ajal pidanud olema võimatu. Kuna me suudame tänapäeval neid temperatuure saavutada ainult kontrollitud ja äärmiselt ohtlikes tingimustes. See on vastuolus paljude ekspertide teooriatega, kes usuvad, et kivi on lihtsalt looduslik moodustis ega ole üldse kaart.
Tšuvirov on väitnud, et kaart oleks saanud luua ainult õhust vaadates, kuna see kujutab ala 3-mõõtmelise täpsusega. Mis puudutab kivi sisse raiutud kirja ja sümboleid, siis keegi pole suutnud neid lahti mõtestada. Mitmeid teisi iidseid keeli, nagu sumeri, sanskriti ja proto-hiina keel, on võrreldud selle kiviga, kuid ükski neist keeltest ei sarnane selle plaadi kirjadele. Veelgi kummalisem on asjaolu, et ajal, mil arvatakse see kivi olevat loodud, uitasid maa ringi dinosaurused ja sarnased olendid ning hominiide polnud veel olemaski. Uuringud jätkuvad ning loodetavasti saame kunagi teada Uurali kaardikivi tõelise eesmärgi. 8. Mount Washington, mis asub New Hampshire'is Ameerika Ühendriikides, on üks ikoonilisemaid maamärke Apalachi matkarajal. 8 jalga kõrge Mount Washington on riigi kirdeosa kõrgeim tipp. Rajal asub ka mitu Apalachi mägiklõbionnid. Ja kuigi nende onnide ehitusel olid head kavatsused, on need muutunud mõnevõrra vastuoluliseks nende matkajate seas, kes julgesid rajale minna. On hästi teada, et veeolud rajal võivad väga järsult muutuda ning paljud matkajad on leidnud end olukorrast, kus nad on ilma igasuguse varjupaigata ilmastiku meelevallas. Need onnid on väidetavalt päästnud paljusid elusid sellistes olukordades, kuid mitte kõigile need ei meeldi. Mõned matkajad usuvad, et neilt küsitakse onnide kasutamise eest liiga kõrget hinda ja neile ei meeldi see, et mõned läbimatkajad ei pea sageli üldse maksma, kuna nad pakuvad oma tööjõudu toidu, peavarju ja vee eest. Onnide olemasolu nendes piirkondades ulatub rohkem kui 5 aasta taha. Need olid seal juba enne Apalachi matkarada, mis valmis 1937 aastal. Alguses ehitati onnid lihtsate varjualustena inimeste poolt, kes sellest piirkonnast läbi liikusid, kuid aja jooksul renoveeriti need tänapäeval seal leiduvateks onnideks. Kõige tuntumad onnid asuvad Greenleafis, Lonesome Lake'is, Galeheadis, Zealand Fallsi juures ja Pilve järvede juures. Viimane neist onnidest, mis asus kõige kõrgemal, seal juhtus 1930ndate keskel kummaline sündmus. See algas siiski juba 1900 aastal, kui 2 matkajat, Alan Ormsby ja William B. Curtis, ületasid rada. Nagu sageli juhtub, harvenesid ilmaolud piirkonnas ootamatult ilma hoiatuseta ning nad sattusid raevukasse tormi, mis nõudis nende elud, kui nad ei suutnud varju leida. Pärast seda otsustati ehitada onn, et vältida tulevikus sarnaseid tragöödiaid. See onn asendati lõpuks AMC onniga, mis seisab seal tänaseni, hoolimata sellest, et sellega on seotud kõhedust tekitav lugu. Umbes 1935 aasta paiku saadeti AMC meeskonna liige, keda tuntakse vaid Georgi nime all, kontrollima onni enne selle avamist pärast talvehooaja lõppu. Talle anti ülesandeks otsida onnis võimalikke kahjustusi ja teatada oma leidudest ülemustele raadiosaatja kaudu. Kui ta kohale jõudis, ei leidnud ta mingeid nähtavaid kahjustusi, sest aknad olid endiselt laudadega kinni löödud ja külm ilm ei olnud hoonele näiliselt mingit mõju avaldanud. Selle päeva keskpäeva paiku võttis ülejäänud meeskond raadioside kaudu ühendust Georgiga, et kuulda, mida ta oli leidnud, kuid nad ei saanud vastust, mis polnud midagi ebatavalist. Nad arvasid, et Georg võis otsustada matkama minna, kuid kui nad ei olnud temaga kella 8 õhtul ikka veel ühendust saanud, hakkasid nad muretsema. Otsustati, et hommikul saadetakse meeskond onni juurde, et vaadata, kuidas Georgil läheb. Kui nad kohale jõudsid, leidsid nad tema seljakoti ja varustuse onnist ning köögilaualt leidsid nad tema raadio. Sellel oli endiselt palju akut ja nad ei saanud aru, miks ta eelmisel päeval ei vastanud. Nad otsisid onni läbi, kuid ei leidnud mingit jälge Georgist, seega hakkasid nad väljas otsima, kuid turutult. Lõpuks kuulis keegi köödist mingit häält ja uurides leidis Georgi, kes kükitas kraanikausi all, kirves rinnale surutud. Ta oli selgelt hirmunud ja palus ülejäänud meeskonnal ta sealt ära viia. Hiljem selgitas ta, et kui ta hütti jõudis, oli ta kurnatud ning kui ta lõpuks sisse sai, hakkas ta varusid üle vaatama ja samal ajal hinge tõmbama. Aga siis tundis ta, nagu keegi jälgiks teda ja ta tundis, kuidas mingi kohalolek lähenes talle selja tagant. Kui ta ringi pööras, nägi ta ühte moonutatud nägu, mis vaatas teda läbi söögisaali akna, mis olid endiselt laudadega kinni löödud. Oma õuduseks mõistis ta, et see sama nägu piilus teda igast aknast ning need näod näisid läbi klaasi sulavat ja onni sisse voolavat. Ta jooksis ja peitis end köögivalamu alla, kus ta hiljem leiti ning sellele ei leitud kunagi seletust. Number 7. Isegi väikeses autoõnnetuses osalemine võib olla traumeeriv kogemus, isegi kui keegi vigastada ei saa.
Enamasti on sellised õnnetused lihtsalt õnnetused, kuid tundub, et keegi Nebraskas on tahtlikult õnnetusi põhjustanud ja teda pole veel tuvastatud. Need õnnetused on toimunud Benningtonis maanteel 36 ning kõik asjaosalised on politseile teatanud samast detailist. Nad väitsid, et kummaline mees, keda nad polnud kunagi varem näinud, ilmus äkitselt justkui ei kusagilt ja kadus peagi uuesti. Mees nimega Kyle Sorensen väitis, et ta sõitis ühel ööl koos oma naisega mööda maanteed, kui ta äkitselt märkas keset teed lapse jalgratast. Tal ei õnnestunud õigel ajal kõrvale põigata ja ta sõitis rattale otsa, kuid tema kergenduseks ei sõitnud sellel rattal ükski laps. Ta peatas oma auto ja oli just väljumas, et kontrollida oma sõiduki kahjustusi ning otsida seletust, miks ratas seal oli, kui ta märkas midagi kummalist oma tahavaatepeeglis. Auto oli pargitud vaid lühikese vahemaa kaugusel Pony teel ja niipea kui Kyle seda märkas, käivitas juht mootori ja sõitis lähemale. Ta peatus Kyle auto taga, väljus ja hakkas Kyle sõiduki poole kõndima. Kui talt küsiti, mida ta seal teeb, ütles ta, et tahtis väga veenduda, et Kyle'i ja tema kaasreisijatega on kõik korras, kuid ta ei suutnud selgitada, miks ta just selles kohas mootor välja lülitatud autoga ootas. Kyle tundis end selle kohtumise pärast ebamugavalt ja otsustas piirkonnast lahkuda, kuid kui ta seda tegi, vaatas tema naine tagasi ja nägi, kuidas see sama mees valas õli teekattele. Nad otsustasid mitte tagasi pöörduda ja teavitasid lahkudes politseid nii avariist kui ka mehe kummalistest tegudest. Ta on veendunud, et see mees põhjustas avarii meelega ja valas teele õli, et tekitada veel üks õnnetus. Mõni aeg hiljem sõitis mees nimega Garrison Beach koos oma naise Skylariga mööda maanteed, kui nad pidid avarii vältimiseks kõrvale pöörama. Teal oli asetatud suur metallitükk ja pärast selle napilt vältimist sattus auto kraavi. Seejärel lähenes mees lähedal pargitud auto juurest ja pakkus, et viib nad politseijaoskonda. Garrison ütles, et tundus, nagu oleks mees neid oodanud ning nad keendusid tema pakkumisest, kuid kohe pärast seda tormas mees tagasi oma autosse ja sõitis minema. On laekunud veel mitu teadet teele asetatud esemetest ning käimas on uurimine, et lõpuks tuvastada vastutav mees. Number 6 aastal 1815 töötas 20-aastane Elizabeth Fenning Orla-Bar Turneri juures Londonis, Inglismaal. Ta oli palgatud perekokaks ning igal õhtul valmistas ta Orla-Barile, tema naisele Margaretile, nende pojale ja miiniale Charlottile õhtusöögi. Ta sai hästi läbi nii pere kui ka teiste teenijatega, kelleks olid koristaja Sarah Peer ja tema 2 õpipoissi. Kuid ühel õhtul muutus maja õhkkond, kui Eliza läks ühe õpipoisi tuppa, et küsida, kas ta võiks küünla laenata. Peal sattus ta kokku Charlottiga, kes arvas, et Eliza on sobimatult riides ja ähvardas ta vallandada. Pärast seda ütles ta Elizale, et ta ei olnud öelduga rahul, kuid püüdis siiski oma kohustustega tavapäraselt jätkata. Teadmata, et nii Charlotte kui ka Sarah olid hakanud tema vastu vastumeelsust tundma, muutus Eliza oma kokandusoskustes enesekindlamaks ja otsustas klimpe teha. Ta tellis pärmi kohalikust õlletehasest, pärast mida palus Charlottal õhtusöögiks valmistada steiki, kartuleid ja klimpe ning lisas, et õpipoisid saavad steikipirukat. Ta valmist esmalt piruka, enne kui hakkas klimpidega tegelema ja viis siis piruka pagarisse küpsetamiseks. Pere istus tavaliselt sööma kell 3 pärastlõunal, nii et ta jättis klimbid tule kõrvale kerkima. Kuid kui ta tagasi majja jõudis, oli ta nördinud nähes, et klimbid polnud kerkinud. Ta tegi kõik, mis suutis, et probleemi parandada, kuid tulemuseks oli 6 väikest kõrbenud klimpi. Pere ei paistnud sellest eriti hoolivat ja sõi klimbid ikkagi ära ja ka Eliza sõi koos nendega. Vaid mõni minut hiljem jäid kogu pere, Eliza ja ka üks õpipoistest väga haigeks ning kutsuti arst. Ta palus Saral ka oma isa William Fenningi järele minna, kes töötas Holbornis Red Lion Streetil kartulimüüjana. William meenutas alles hiljem, et tütar oli palunud tal koju tulla, kuna ta ei maininud, et tegemist oli kiire asjaga. Kui ta jõudis umbes kell 22:30 koju, öeldi talle, et Eliza on väljas ning alles hiljem tuli välja, et Charlotte oli käskinud Saral seda valet rääkida. John Marshall, üks arstidest, kes sündmuskohal viibis, uuris kaussi, mida Eliza oli klimpide valmistamiseks kasutanud ja järeldas, et seal oli arseeni. Eliza sattus kohe kahtluse alla ja ta arreteeriti. Tema vanematel õnnestus koguda 5 naela, et palgata talle kaitsja ja advokaat.
Teisest küljest oli Turnerite käsutuses mitu õiguseksperti ja neil oli raha, et neile heldelt maksta. Kohtuprotsessil väideti, et Elisa oli endiselt vihane selle peale, et Charlotta teda noomis ning et just tema mürgitas kättemaksuks perekonna. Samuti väideti, et ta oli õpipoisi kontorist varastanud arseeni, mida kasutati. On märgitud, et arseen oli kaduma läinud 2 nädalat varem, kuid Elisa väitis, et see ei vasta tõele ja palus ühel õpipoisil seda kinnitada, kuid kohus keeldus teda ära kuulamast. Arst, kes sündmuskohal viibis, ütles, et ta annaks tunnistust, et ka Elisa oli mürgitatud, kuid taas keeldus kohus tema ütlusi kuulamast, koolimata sellest, et ta oli lugupeetud kirurg. Kõigi suureks šokiks mõisteti Elisale surmanuhtlus. Paljud piirkonna elanikud esitasid petitsioone otsuse muutmiseks, kuid nende palved jäid kurtidele kõrvadele. Hiljem tuli täiendava uurimise käigus päevavalgele, et kohtuprotsessil oli tõendeid välja jäetud ja et Elisa hukkamiseks oli toimunud vandenõu. Tema süütus tõestati, kui selgus, et ei pärm ega piim, mida pelmeenide valmistamiseks kasutati, ei sisaldanud arseeni. Ja 1928 aastal tunnistas Turnerite poeg Robert üles, et tema oli süüdlane, kuid hiljem tunnistas sama üles ka tema vennapoeg, nii et tõeline süüdlane on endiselt teadmata. Number 5. Hauapaiku võib olla väga huvitav külastada, sest tihti jääme mõtlema, millist elu maetud inimesed enne surma elasid. Enamasti sisaldavad hauakivid vähemalt mõningaid vihjeid selle kohta, milline nende elu oli. Näiteks millal nad sündisid, kas neil oli abikaasa ja lapsi ning millal nad surid. Kuid mõned hauakivid tekitavad avastamisel seletamatuid mõistatusi, nagu näitab Colchesteri druidi hauajuhtum. Tuleb märkida, et ammu aega tagasi tähistas sõna druid sageli meditsiinikogemusega inimest, mitte sellist võlurikuvandit, mis selle sõnaga tänapäeval seostub. Hauakivi avastati 1996 aastal Inglismaal Essexi graafkonnas Colchesteri lähedal Stanway külas uurijate rühma poolt, kes selles piirkonnas töötasid. Hauakamber dateeriti rauaaega ning arvatakse, et sinna maetud mees suri umbes 50. aastal Pekrastur. Kuigi hauapaiga vanus ja kivil olevad kirjad olid juba iseenesest väga põnevad, erutas uurijaid tõeliselt see, mis hauast seest leiti. Nad avastasid kepi, mida kaunistasid erinevad suled, lauamänguklaasist nuppudega, teesõela ja mõned metallvardad. Kuid kõige tähelepanu-väärsem leid oli meditsiiniriistade komplekt, mida peetakse vanimaks kunagi avastatuks. Nendes seas olid skalpell, pintsetid, kooksud ja kirurgiline saag, mis tugevdas veelgi teooriat, et mehel oli mingisugune meditsiiniline taust. Mis puudutab metallvardaid, siis arvatakse, et neid kasutati ennustamiseks ehk nõiavitsaga otsimiseks ning eeldatakse, et välja kaevatud kagaathelmest peeti truudi eluajal maagiliste omadustega esemeks. See viitab sellele, et mees võis olla druid, ennustaja või ravitseja ja kui ta tõesti oli druid, oleks see ainus teadaolev briti druidi haud, mis kunagi avastatud on. Aja, mil mees elas Anglesis mitu druidi, kuid neid tabas õnnetu saatus. Pärast ülestõusu, mille käskis korraldada kuninganna Boudica lõppu, Kaiser Claudius otsustas, et kõik druidid tuleb hävitada ja nende majad, maa ja vara hävitati, jättes väga vähe tõendeid nende olemasolu kohta. Seega, kui kunagi tõestatakse, et see hauaplats kuulub druidile, oleks see märkimisväärne avastus. Kahjuks pole ekspertidel praegu võimalust seda tõestada ja mehe isik jääb endiselt teadmata. Teadlased on uurinud seda hauda ja koos sellega leitud esemeid juba üle 10 aasta ning kuigi paljud on üha kindlamad, mees oli druid, arvavad teised, et ta tõenäoliselt kaotas oma elu Rooma sissetungi ajal Britanniasse, mis toimus aastal 43 B.C. Pole kahtlustki, et uurimistööd jätkatakse ning tehakse kõik endast olenev, et druid tuvastada. Aga praegu saame vaid oletada, kes ta oli ja millega ta kõik need sajandid tagasi tegeles. Number 4. Iidse kirjaga kivi leidmine peab olema uskumatult põnev. Aga sellised leiud võivad olla ka väga frustreerivad, kui teadlased mõistavad, et nad ei suuda kirja tõlkida ja kivil olev sõnum jääb tõenäoliselt igaveseks teadmata. Nii on ka Olmecide kirjaga, mis avastati Mehhikos 4 tonni kaaluval püstisel kivil. See avastus, nagu paljud teisedki, tehti täiesti juhuslikult ja kalurid, kes sellele
1986 aastal juhuslikult sattusid, ei oleks iialgi osanud arvata, et nende leid paneb teadlased aastakümneteks pead murdma. Kivi leiti väikesest kalurikülast La Mojaras Veracruzi lähedal. Ja niipea kui eksperdid hakkasid seda uurima, said nad aru, et neil on ees raske ülesanne. Kivi leitud Olmekide kiri on nii vana, et sellest suudetakse dešifreerida vaid väike osa, ülejäänu jääb endiselt mõistatuseks. Arvatakse, et pildikirja vanus on umbes 2000 aastat. Kuna seda tüüpi kirjutist kasutati tol ajal selles piirkonnas pärast selle arenemist Olmeki tsivilisatsiooni kirjast. 2 arheoloogi, John Justison New Yorgi osariigi ülikoolist Albanis ja Terence Kaufman Pittsburghi ülikoolist on seda kivi põhjalikult uurinud. Nad suutsid kasutada seda kirja omamoodi Rosetta kivina, mis aitas ajaloolastel Egiptuse hieroglüüfe lahti mõtestada pärast selle avastamist. Ja nii tehes suutsid nad avastada sarnasusi kivil oleva kirja ja maiade kasutatud kirja vahel, sealhulgas kalendrikirjed ja arvusüsteemid. Aga kivi sisaldab palju kirja, mis on sinna 21 veerus kraabitud, muutes selle omataoliste seas kõige pikemaks kunagi leitud tekstiks. Lahti mõistetud osad jutustavad loo kuningast, kes tõusis võimule pärast pikka sõdade ja rituaalide perioodi. Nad avastasid, et kiri sisaldab väga huvitavaid omadusi. Näiteks samad sümbolid ilmuvad mõne veeru alguses ja lõpus, mis viitab sellele, et need toimisid omamoodi lause alguse ja lõpu tähistena. Kuigi on tehtud mõningaid edusamme, tuli teadlastel ületada palju raskusi. Nad pidid välja selgitama, kuidas need sõnad moodustati või riskisid valetõlkega. Seetõttu võrreldi seda paljude tollel ajal piirkonnas levinud keeltega ning tehti see osaline tõlge. Kuigi osa kirjast on lahti mõtestatud, jääb suurem osa kivi kirjast endiselt mõistatuseks ning loodetakse, et tulevikus tehakse selles osas edusamme. Selleks loodavad eksperdid, et leitakse veel esemeid, millel on sama kiri ning neid saab kasutada ülejäänud kuninga loo mõistmiseks. Praegu jääb see tähelepanuväärne avastus siiski mõistatuseks ning ainult aeg näitab, kas me kunagi saame teada, kes need sõnad kivisse uristas ja mis oli selle tegelik eesmärk. Kolmas. Olendid nimega Suurjalad ei vaja tutvustamist, sest nad on koos oma sugulase Sasquatchi ja Loch Nessi koletisega ühed enim räägitud krüptiidid läbi aegade. Paljud inimesed usuvad, et suurjalad on päriselt olemas, väites, et nad on nende olenditega lähedalt kokku puutunud, kuid veelgi rohkem inimesi jääb skeptiliseks, sest nende olemasolu kohta pole kunagi tõelist tõestust leitud. Kõige sagedamini teatatakse suurjala nägemistest igal aastal USA Vaikse ookeani loode osas ning kõige rohkem vaatlusi on registreeritud Washingtoni osariigis. Väidetavalt on neid nähtud ka Californias, Oregonis, Briti Columbias ja teistes metsikutes piirkondades, kuid keegi pole kunagi suutnud nende väidete kohta esitada veenvaid videosalvestisi ega muid tõendeid. Kuigi suurjalg on tuntud nii USAs kui ka enamikus teistes riikides, on Uus-Meremaal aastate jooksul nähtud teine sarnane olend palju vähem tuntud, kuid sama salapärane kui tema Ameerika vaste. Olend, keda tuntakse Moho mehe nime all, esineb juba ammustes Maori legendides, kus teda kirjeldatakse ahvitaolise loomana, kes tõusis tagajalgadele püsti. Tunnistajad ütlevad, et tal on kogu keha kattev pulstunud karv ning ta paistab olevat inimestest palju tugevam, kuna ta on tavalist mehest märksa suurem. Püüdes Moho mehe juhtumile lõplikult punkt panna, paranormaalsete nähtuste uurija Mark Koppel otsustas seda elukat otsima minna ning loodab leida tõendeid selle olemasolu kohta kusagil Uus-Meremaa metsades. Ta ütleb, et tegi selle otsuse 2015. Aastal pärast seda, kui oli veetnud mõnda aega Coromandeli metsikus looduses. Ta väitis, et ühel päeval matkates sattus ta kummalistele jarajälgedele, mida ta ei suutnud tuvastada. Jäljed leiti peaaegu ligipääsmatutest kohtadest ja need näitasid, et olend, kes need tegi, kõndis just kui tagajalgadel. Varsti pärast avastust hakkas Mark kuulma raske kahejalgse olendi samme ümbruskonnas. Ja ta hakkas end rahutult tundma, kui sai kindlaks, et keegi või miski jälgib ja jälitab teda. Ta tegi jarajälgedest varandid ja hakkas kandma vaatekaameraid lootuses Moho meest vilksamisi näha. Sellest ajast alates veetis ta palju aega Põhjasaarel asuval Coromandeli poolsaarel ja on teatanud ka muudest leidudest. Mitmel korral ehmus ta, kui kuulis olendi karjumist või võib-olla hüüdmist ning see heli ei sarnanenud ühegi teise loomahäälega, mida ta oli oma elus kuulnud.
Ta avastas ka mitu paari jalajälgi ning ühel korral hakkas miski tihedast võsast tema pihta kive loopima, kuid ta ei suutnud näha, kes selle eest vastutas. Seejärel hakkas ta kuulma puude koputamise helisid, mida tavaliselt seostatakse suure jalaga. Heli sarnaneb sellele, kui puidust ese, näiteks pesapallikurikas, koputatakse vastu puud ning eksperdid on oretanud, et see võib olla hoiatuseks või suhtlusviisiks nende olendite vahel. Tunnistajad on juba väga pikka aega teatanud kohtumistest Mohigani mehega ning paljusid on maoorid hoiatanud, et nad ei läheks metsa, sest nad võivad kohata Mojave ja mitte kunagi tagasi tulla. Samuti on olnud palju tänapäevaseid nägemisjuhtumeid, kuid Marki sõnul ei ole need tunnistajad oma kogemusi jagada tahtnud, kuna nad kardavad. Nüüd plaanib ta filmida dokumentaalfilmi sellest olendist, kuid selleks korraldatud rahakogumiskampaaniad ei ole olnud eriti edukad. Mõned uurijad väidavad, et Mohegan mees ei eksisteerigi ning et see on lihtsalt väljamõeldud lugu, mis sarnaneb suure jala omaga. Teised on endiselt veendunud, et nad on seda näinud ning usuvad, et on vaid aja küsimus, millal üks neist olenditest leitakse ja nende olemasolu lõpuks kinnitatakse. Number 2. Frederick Hamilton Temple Blackwood, esimene Dufferini ja Eva Marquise on paremini tuntud oma nime lühema versiooni järgi, Lord Dufferin. Ta sündis 1826. aasta juunis ning temast sai riigimees, kogenud rändur ja lõpuks Kanada kindralkuberner ning India asekuningas. Ta reisis üle Põhja-Atlandi ookeani ja avaldas hiljem oma reisimälestused, mis tegid temast omamoodi kuulsuse. 1860 aastal sai temast Süüria komissar, pärast mida temast sai Lancasteri hertsogkonna kantsler. Neile, kes teda tundsid, oli ta loomupärane diplomaat, kuid tal oli sageli rahalisi raskusi, kuna tal oli komme elada üle oma võimete. Tema mõisad olid kõik hüpoteegiga koormatud ja 1875. aastaks oli tal võlgu 300 000 naela ulatuses. Pärast mõne oma vara müümist nende võlgade tasumiseks lahkus ta 1896 aastal diplomaatilisest teenistusest ja 6 aastat hiljem suri ta oma majas Bangalores, Indias. Aga teda tuntakse ka kummalise juhtumi poolest, mis leidis aset 1849 aastal. Sel ajal oli talle pakutud võimalust jääda sõbra juurde Iirimaal ja ta võttis selle pakkumise rõõmuga vastu. Ühel ööl ärkas ta järsku üles ja tundis rahutust, mis ei lasknud tal enam magama jääda. Ta otsustas aknast välja vaadata, sest nägi, et väljas oli kuu valge ja lootis, et see rahustab teda, kuid ta eksis. Ta märkas kohe varjudes üht meest ja nägi, et too kandis midagi rasket ühel õlal. Mees liikus aeglaselt, sest ese oli raske, kuid lõpuks jõudis ta maja ette, kus Dufferin nägi teda selgemini ja ta oli šokeeritud, kui taipas, et see kuju vedas kirstu. Enne kui ta jõudis reageerida, peatus mees ja vaatas talle otse otsa. Tema nägu oli väidetavalt nii groteskne, et Dufferin ehmus ja jäi tardunult seisma, kuni mees oma teed jätkas. Dufferin läks tagasi voodisse, kuid ei suutnud seda makaabrat stseeni unustada ja ta ei saanud sel ööl enam magada. Järgmisel hommikul küsis ta oma sõbralt selle juhtumi kohta, kuid too ei osanud midagi seletada. Ta ei teadnud kedagi sellise kirjeldusega inimest ega olnud kuulnud ühestki matustest, mis oleksid piirkonnas toimunud. Dufferin püüdis juhtunut ulustada, kuid aastate pärast tuli see mälestus talle taas eredalt meelde. Kui ta töötas suursaadikuna Prantsusmaal, külastas ta ametlikul Grand Hotelli Pariisis. Talle näidati teed suure lifti juurde, kus ametnikud teda ootasid ning nad kavatsesid liftiga koos koosolekuruumi sõita. Kuid uksed avanesid, oli Dufferin šokeeritud, nähes seesama meest, keda ta oli aias näinud ning ta keeldus lifti sisenemast. Ta ütles, et oli midagi unustanud ja palus teistel ilma temata edasi minna. Ta kavatses administraatorilt küsida, kes see mees oli, kuid enne kui ta seda teha jõudis, kukkus lift ülemistelt korrustelt alla ning tema elu päästeti, samal ajal kui tema kolleegid hukkusid. Paljud inimesed väidavad, et seda pole kunagi juhtunud ja see on lihtsalt väljamõeldis, kuid on teada, et Dufferin ise rääkis seda lugu sageli, lisades, et kõnealust meest ei õnnestunud kunagi tuvastada. Number 8. Khoja Baciu mets, mis asub Rumeenias, on saanud tuntuks tänu seletamatutele sündmustele, millest on teatanud inimesed, kes on seda piirkonda külastanud. Öeldakse, et kohalikud väldivad seda metsa iga hinna eest, kuna paljud inimesed on seal seletamatult kaduma läinud, mistõttu on sellele antud hüüdnimi Rumeenia Bermuda kolmnurk. Aga nende kadumistega on tegemist vaid jäämäe tipuga, kui uskuda mõningaid inimesi, kes on metsas kummalisi sündmusi kogenud.
Arvatakse, et esimene Hoia Baciu kadumine toimus rohkem kui 100 aastat tagasi, kui üks karjane läks metsa umbes 200 lambaga. Ei teda ega tema lambaid nähtud enam kunagi ning mets sai tema järgi nime. Tänapäeval teatavad inimesed, kes elavad metsa lähedal, et nad näevad metsast tulemas kummalisi tulesid. Ja see on andnud tõuke kuulujutule, et need tuled on tarunike vaimud, kes elasid ja surid selles piirkonnas ammu aega tagasi. Teised, kes on hoiatuse eiranud ja metsa sisenenud, on teatanud, et nad hakkasid kohe tundma seletamatul põhjusel rahutust ja ärritust. Nad lisasid, et tundsid, nagu neid jälgitaks ja mõnel juhul on inimesed pärast mõnetunnist viibimist puude vahel metsast välja tulnud, arvates, et nad olid seal olnud vaid mõne minuti. Mõned külastajad on kohe metsa astudes kogenud migreeni, samas kui teistel on ootamatult tekkinud lööve ilma nähtava põhjuseta. Samuti on olnud palju teateid inimestest, kes on metsast naasnud põletusjälgede ja kriimustustega kehal, mida keegi pole suutnud seletada. Mõned hakkavad tundma iiveldust, mida sügavamale nad metsa lähevad ning nad teatavad, et ei saanud abi kutsuda, sest kõik nende elektroonikaseadmed lakkasid töötamast. Siis on veel need kummalised nägemused, millest on teatanud paljud inimesed. Nad väidavad, et nautides loodust otsustasid nad teha mõned fotod, nagu enamik meist teeks. Kuid hiljem neid fotosid vaadates olid neil näha kummituslikuk näod ja figuurid, mida tol hetkel ei olnud võimalik näha. Mõned inimesed kuulsid kehata naishääli, kuid ei suutnud allikat leida. Teised meenutasid äkitselt kaugeid mälestusi oma minevikust, mille nad olid täiesti unustanud. Ja niipea kui nad metsast lahkuvad, ununevad need taas. Üks lugu räägib, et tüdruk kaotas kord metsas elu ja hoolimata mitmest otsingust ei suudetud teda leida. Kuid 5 aastat hiljem ilmus ta metsast välja, kandes endiselt samu riideid, polnud päevagi vananenud ja tal polnud mingit mälestust möödunud aastatest. See on pannud paljusid inimesi arvama, et metsas on mingisugune portaal teise universumisse või et need kummalised sündmused on seotud tullukate tegevusega, samal ajal kui teised arvavad, et puude vahel elab midagi kurja kuulutavat. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Samuti ärge unustage tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videodega. Minu nimi on Ty Nats ja kohtume järgmises videos.